Algus ja mina räägin lõpu. Olge teie, kes te olete üks peaosalistest. Nii, algus oli see, et sõitsime bussiga siia. Kõik tehtud. Kõik tehtud. Siis nüüd veel algab ekskursioon ja proua räägib. Ja minu nimi on Mall ja minul on rõõm ja au teiega teha täna Anija mõisa tuur. Väga hea. See kestab ka umbes tund. Ja siis, kas me siis joome tee? Siis on meil tee joomine. Ja väike tagasiside ring, et me küsime teie käest mõned küsimused selle läbitud ekskursiooni kohta. Ja lihtsalt natukene harjutame, et kuidas nendel teemadel rääkida. Okei, et Anija mõis on siis tõepoolest selline tore väärt koht, kus me saame siis tutvuda mõisa perede eluga ja saame ajaloos minna tagasi 225 aastat, sest see hoone, see härraste maja on ehitatud 1801 ehk 225 aastat tagasi. Selle hoone ehitas mõisa härra Mattias Georg Stahl von Holstein ja ta planeeris selle maja pisut teistsugusena, et kui teil on kogemus Eesti erinevatest mõisatest, siis te oskate võrrelda seda, et tõepoolest Mattias Georg Stahl von Holstein ehitas selle oma perele aastaringseks elamiseks, mitte nii nagu paljudel mõisatel oli, et tuled peauksest, läheb üks uhke trepp ja teisel korrusel on saal, salongid, asjad. Siin on kohe, kui tuled sisse, oled esimesel korrusel, esinduskorrusel ja trepist lähme pärast üles, seal on 2 tiivas, õdusad mõisatoad. Üks tore fakt veel, et Mattias Georg Stahl von Holsteini perre sündis siin majas 15 last. 15 petmaksat. Et see on nagu oluline, et mitte mina ei eksinud ütlemisega, vaid tõepoolest siis 15 last. Ja loomulikult lapsed olid erinevas vanuses, üks oli juba preili, 17, teine oli pesamuna 5 aastat, aga jah, et ta soovis suurt peret ja oma perele kodu. Nüüd sellisena on mõis avatud meil aastast 2020, kui ta ilmutas ka raamatu, mis on seal kapis olemas, Anija mõisa ajalugu, näete seal siin, Anija mõisa ajalugu, Aadel ja talupoeg. Ja selgub, et Juhan Mõiste oma päritolult on ka Anija valla poiss, sellepärast oli ta siis väga nagu südamega selle remondi juures. Ja kui ta käib nüüd oma üliõpilastega mõisa vaatamas, siis ta ütleb üliõpilastele nii. Ükskõik kuhu ruumi lähed, pilk põrandale, seintele, lakke. Et see on siis taotluslikult selliseks jäetud, et ta ei ole tehtud siis järjekordseks selliseks uhkeks klantsmõisaks, vaid just nimelt on ta siis oma sellise kihtidega siin nähtaval ja siis saame vaadata, kui palju on suudetud vana säilitada ja kus on kohad, kus on siis pidanud uut tegema. Aga nagu ma ütlesin, 2020 on meie ekspositsioon avatud ja ta on siis 2 korrusel, interaktiivne, on sellised infokioskid ja raamatuleheküljed ja siin me siis nimetame helitavad taskugiidideks. Oleme siis pallisaalis. Et siin on siis meil 7 raamatulehekülge ja siit siis ongi kõik valitsejad, kes on Anija mõisaga seotud, kõik on siis meil siin olemas. Et esimene valitseja, kelle ajast me räägime siin 1400, oli kurikuulus Hermann Soier. Ja miks ta oli kurikuulus? Sest ta oli väga selline võimuahne, riiakas, tal oli palju vaenlasi, ta oli ise selline nagu ebameeldiv ja halb inimene, sellepärast ta siis oli halbu, nagu ütleme, ka vaenlasi. Aga seal on siis Mattias Georg Stahl von Holstein ja eelviimane on meie viimane valitsejanna Mary von Waal. Ja tema siis lahkus oma perega aastal 1919, kui mõisaid riigistati. See tähendab, et nagu riik võttis teatud pisikese kompensatsiooni maksis mõisnikele ja nii siis mõisnikud läksid oma kodumaale tagasi ja jah, Anija mõisas oli siis Mary von Waal, viimane valitseja.
kunagi soov ja palve riigistajatele oli olnud, et kas ei võiks avada siin kooli. Ja tema unistus täitus 5 aasta pärast. Esimest korda avati Anijamõisas kool aastal 1924. Ja kooliharidust on antud siin mõisamajas. Varastasite preester Nikolas tulekarja, saite sissesõidukeelu Tallinna, teile määrati trahv, te kaklesite sulastega. Teid on surma mõistetud. Mis asja? Ma täitsa ilmsüüta. Olgu, surmaotsuse asendame 200-margase trahviga. Tasuge ära. Ent Herman Soie ei lõpetanud oma saatusega mängimist. Peale teistkordset surmamõistmist õnnestus Soiel siiski otsuse täideviimist vältida ja ta saadeti maalt. Võõrsil sattus Herman vangi, põgenes ning otsustas lõpuks minna Rooma palverännakule. Surm tabas teda tagasi keeli Eestimaad. Vot sellised väikesed animatsioonid. Ja meil on ka lastepärane, nii et kui teil näiteks tuleb taas soov siia tulla, lapsed on kaasas, siis on nagu lastepärased multikad. Et räägitakse ka, kes mõisaajal töötasid, kuidas mõisapere elas, mida nad sõid, kuidas nende peod ja pallid käisid, nii et soovitused teile. Aga vaatame korraks seda pallisaali. Ma usun, et teie täiskasvanud inimesed kõik teate, mis asi on pall. Mis pidu on pall? Uhke, just nimelt, kleedid, kingad, suupisted, külalised, moosekandid, kes laulavad, mängivad klaverit, mis iganes. Nii et tõepoolest uhke pidu on see siis. Miks ma seda küsin, et meil on täna siin lapsed olnud ja lapsed ütlesid, mis see pall on? Mis see pall on? Aga selle saali juurde on näha, et siin on uus põrand. On näha, et siin on seinad, laed kõik uuesti tehtud, sest et tõesti, kui läks maja remonti, siin ei olnud midagi säilitamisväärset. Sest kui viimane valitseja Anna-Meeri von Vaal lahkus, siis oli 1924 avati kool, aga kui hakati kolhoose tegema, hiljem sovhoosid, siis tulid siia alla kolhoosi kontorid ja siis oli see saal, oli nii kooli kui kolhoosi oma, siin olid siis aktused, aga koolilapsed tegid siin ka oma võimlemistunde ja nüüd siis on väga toredasti on üks koolis käinu rääkinud, tuli sealt uksest ja ütles, vau, kui ilus teil siin on. Et kui mina koolis käisin, siis oli nii, et seal, kus teie seisate, oli lava, aga siinpool siis, et kui oli aktus, siis loomulikult pandi toolid, aga sporti tegi nii, et teate, mis on üle kitse hüppamine. Nii, et temad hüppasid siin üle kitse ja mängisid rahvaste palli, aga lütreid ei olnud. Ja, et lütreid laes ei olnud. Nii et sellised toredad meenutused. Aga veel siis nagu selle juurde tagasi, et tõesti polnud siin enam midagi säilitamisväärset, selle tõttu on siis jah, siin väga uus. Kui te panete tähele need 2 ahju, need ilmselgelt ei ole mõisaaegsed. Aga võt nõukogude aja remonti ja ehitusstiil oli kahjuks selline, et keegi 2 ahjude parandamisega vaeva ei näinud. Need lõhuti välja ja asendati nende plekkahjudega. Ja nüüd, kui saal oli remondis, siis sisekujundajad ütlesid, et las nad jäävad, et see on ka üks ajastu näitaja, et ega ta nii silma ei riiva. Ja nüüd me siis ütleme, meil on 2 hiigel suurt lillevaasi, me paneme lilled ka sinna peale. Et jah, see ei ole siis mõisaajast. Ja ütleme seinad, laed ka, et need on siis värsked ja uued, aga remonti nagu ütleme eesmärk ja taotlus oli ka, et ikkagi see saal oleks täis suuruses valmis. Nüüd palun liigume salongidesse. See oli vist sama olnud kõige parem ajale, aga 40, kuidas, mis aastal, eks ju, nagu praegu, kui palju lapsi sünnib. Et vaatame siis siia ka, et siia salongi te tulete pärast teed jooma. Et ta tegi just nimelt selle foto oma raamatukaane fotoks. Et see seisab siis staatuslikult sellises järgmine. Meil on toredad
me oleme Anja mõis täna ja meil on väike ekskursioon, siis väga huvitav meie jaoks. kes on tänasel päeval Virumaa muuseumide juht, aga ta on Eestis üks kompetentsemaid just, aga no targad leiavad rohkem. Ja selle leiu järgi on tehtud järgmiste salongide tapeet tuletatud terve see paan, muster ja värv, nii et järgmistes on täiesti uus tapeet, aga selle leiu järgi on muster ja värv siis. Aga need on siis originaal? Ja see on jah originaal. Üks kiht jah. Ja, no jah, siin on spetsialist ütleb, et 10 kihti suudame lugeda. Siis vaatan. Siis põrand on ka originaal ja selle põranda on siis päästnud jällegi meie nõukogudeaegne remondi- ja ehitusstiil. Siis oli nii, et alt midagi ära ei puhastatud, pandi uusi kihte peale ja siit on üles võetud 2 kihti pappi ja kõige peal oli linoleum veel. Ja all tuli välja arvestatav ilus originaalparkett. Me näeme muidugi neid paranduse kohti, aga põhimõtteliselt see tammeparkett on siis täiesti uhke ja originaalne. Selles salongis on üks hästi tähtis ese, nimelt see laud. Kui me mõisas käime ringi, kõik lühtrid, vaibad, diivanid, toolid, klaverid, need on kas kokku ostetud vanakraami poodidest, kas on annetatud siit-sealt toodud, siis mõisa ajast on järgi üks ainuke ese ja see on nimelt see laud. See leiti remondi ajal, on 2 versiooni ehitusmeestelt, ühed ütlevad, et keldrist, teised tõeningult, vahet ei ole, aga see on kinnitatud, et see on siis mõisaaegne. Et kes tahab tunda ennast mõisa härra, prouana, paneb käe siia ja tunnetab mõisaaega. Nii, siis siin salongis on imeilus ahi. Palun, kas te oskate arvata, kui vana see ahi võib olla? Pakkuge. 60, 80. 150, 60, 80. Teate, et see ahi on 6,5 aastat vana. Nimelt, et kui me seal saalis rääkisime, et jah, keegi ei näinud vaeva 2 ahjude parandamisega, et need lõhuti välja, pandi plekkahjud, siis otsustati, kuna need ahjukohad ja lõõrid ja kõik on olemas, otsustati, et Eestimaa mõisatest kõige rohkem levinud on just nimelt valged kahhelahjud, et ehitatakse siia üks uus. Ja nii siis tehtigi kenasti uus valge kahhelahi ja üleval selle pitsi tuletamisega on siis selline lugu, et kui neid kihte siit üles võeti, neid linoleume pappe, siis leiti üks pisike fragment sellest pitsist. Ja kunstnik siis oma maitse järgi tegi uue, aga kindlasti siin on siis seda vana hõngu juures, et jah, et ta tuletas selle ahjupitsi. Kui Sirje rääkis oma kummituste lugu, kas te olete huvitatud, kui ma räägin ühe oma tööloo seotud selle ahjuga? Nii, see on päris tihti nii, et nädalavahetusel oleme me nagu üksinda tööl, rohkem kolleegi ei ole. Põhimõtteliselt, ta on õuetemperatuuris, aga me võime siia et veranda ei ole ehitatud 1801, vaid juurdeehitusena aastal 1900. Ja selle tõestuseks on see originaal kiviparkett ja siin on siis ruutklaasiga kaetud, et me näeme, et Ukrainast, Harkovist on tellitud see kiviparkett ja siia maha pandud ja remonti ajal siis lihtsalt tasandati ära, aga jäeti see originaal siia maha. Ja esimese asjana, kui mõis läks remonti, siis oligi veranda ehitamine, sest veranda oli täiesti lagunenud, varisemisse ohtlik. Klaasosad olid laudisega löödud, kiviosadel olid lindid tõmmatud, et need kõik olid siin tühjaks jooksnud. Aga see siis tehti korda ja tänasel päeval toimuvad siin fotosessioonid, sünnipäeva vastuvõtud, abielu registreerimised, nii et ta on väga populaarne ja siit on ka ilus vaade meie pargile, et meil see park on siis viimase valitsejanna Meeri von Vaali jooniste järgi taastatud
et siin ees on siis prantsuse stiilis ja seal, kus on trepp ja 200 lillepotti, seal läheb inglise vabastiilis pargiks. ja meil on siis park ka remondi vältel siin ära hinnatud Tallinna Botaanika ja teadurite poolt ja on üles loetud 91 liiki puid, põõsaid, taimi. Nii et meil on liigirikas park ja nüüd, kui lumi sulab ära, siis hakkavad peenrad kohe siin elu elama, õiterohkus, palju need roosid hakkavad õitsema, maja ääres siin kellukeste ja tulpide rivi, nii et väga ilus on see park. Ja Prantsuse parki iseloomustab siis see kesktelg ja sümmeetrilisus, et kui on siin pink ja roosipennad, siis ka siin peab olema pink ja roosipennad. Aga vabastiil siis jah, lubab ka sellist tõelist ürgpargi muljet. Ja see on siis tänu Meeri von Vaalile. Lähme palun salongi tagasi. Siin näete, on kaevandlaud ja ümber mõlevad pere on just lahkunud söödast. Ja meil on piisavalt palju neid toredaid olukordi olnud, kus külastajad kõigivad ringi ja siis jõuab siia. Ja kui palju me mõtleme sellele, mida mõisa ajal söödi, võib arvata, et šampanja ja kalamari. Tegelikult see nii ei olnud. Oli korralik, tervislik, kohalik toit. Ahjuköögivili, kanaküüslaugu supp, lihapraad, siin oli jõhvika või punase sestramorss. Ja kui vaatame puuviljavaagnat, siis see natuke tundub küll nagu, et no ei ole võimalik, et 200 aastat tagasi kõike seda oli. Selge, et banaan ja granaatõun, need on natuke liialdus, aga tegelikult oli sageli mõisate juures uhked triiphooned ehk kasvuhooned. Miks nimetati seda triiphooneks? Neid hakati tegema mõisate ja losside juurde alates sellest ajast, kui leiutati klaas. Ajaloolased väidavad, et näiteks Põltsamaa lossi juures oli 1480 olnud uhke suur triiphoone, kus aednik oli suutnud kasvatada isegi ananassi. Väikese küll, aga ananassi. Ja sellepärast jah, need triiphooned olid mõisate juures päris laialt levinud ja siin Anja mõisa oli, kui te tulite sealt parkla poolt, siis esimene hoone on Aida ja Härrastemaja vahel praegu on kaaristuga aed, aga oli ka mingil ajal olnud triiphoone, kus siis hea aednik oli suutnud ka kasvatada seal viinamarja ja veel nipet-näpet ja selliseid uhkeid ploome, et nad ise tolmutasid ja seal olid ju ahjud, mida köeti niimoodi puudega, eks ju. Ja kuna sellest ei ole ühtegi dokumentatsiooni järgi, siis me saame ainult nagu inimeste juttude põhjal sellest rääkida. Ühed ütlevad, et oli 2 ahju seal, et korstnad olid ju väljas. Ühed olid rääkinud, et 4 ahju oli, mida aednik siis küttis, et siis tema taimed ja need kultuurviljad siis uhkelt kasvaksid. Nii, siis on siin salongis üks imeline ahi. Ja teate, kui huvitav on selle ahju lugu? Nimelt ta tuli meile siis sellise kaaskirjaga. Just nimelt nii oli kaaskirja kirjutatud, et ta on pärit kusagilt Lõuna-Rootsi suvemõisast, mis oli siis ise mõis täiesti lagunenud, ahjust oli ka hunnik ilusaid ahjupotte järgi, sealt korjati kokku ja Soomes Turus tehti ta uuesti ahjuks. Et noh, kellel on terav silm näeb, et siin on neid uusi potte ka tehtud, aga Soomes siis tehti ta uuesti ahjuks. Ja sealt osteti ta siis Anija mõisa, et remondi ajal siis oleks meil ka üks imetlemist väärt ahi. Ja selle ahju sünniajaks peetakse tegelikult 1860-1880 sellist ajavahemikku. Nii et meil on siis sellise päritoluga ahi Rootsi, Soome, Eesti. Ja siin ta siis meil rõõmustab meie silma. Ja see on ka täiesti köetav ahi. Meil on kõik nad nagu ütleme siis töökorras. Nii et kui siin olid külmad ilmad, siis me kütsime ka seda kaunitari. Ja siin on meil ka siis originaalparkett, me näeme neid parandamise kohti. Ja loomulikult ta ei ole maailma kõige paremas korras, sest et see kuivus ja soojus ja see kõik mängib puiduga, aga ikkagi otsustati, et see
vana parkett las olla ja siin selle peegli peal on üks foto ja seal on nüüd foto Mary von Waalist oma tütartega siin veranda trepil. Et kes soovib vaadata, saab siis veenduda, et tõepoolest Mary von Waal oma tütartega istus väljas seal. Kaks tütart seal. Ja. Et tema aegne selline foto on meil järgi. Nii, siin salongis on siis 3 maketti ja siin ka tapeet on siis leiu järgi tuletatud see paan ja värv ja tegelikult on see uus tapeet, aga jah, et ta on siis vana järgi tehtud. Siin on siis 3 maketti, seal on sepikoda, siin on mõisasalong igapäeva harmoonias ja seesama salong peale 1905. aasta revolutsiooni. Kõigepealt sepikojast. Kas te palun teate, mis koht on sepikoda? Nii. Kus tehakse tööd, rasket tööd? Rasket tööd, jaa. Kuidas see? Servad teevad. No see... Jaa, nii, aga teate, mis minu töökogemus et sepikuid küpsetatakse ja siis on tore nagu rääkida lastele, et tõepoolest, mis koht see oli, kus siis sepp tegi rasket tööd ja just nimelt seda rauda. Et seal tehti tabalukke, siis aknaneid selliseid, mis pandi aknaluukidele ette, siis hobustele raudu, tööriista otsi, et tegelikult kõik, mis metallist vajati, sepp siis sepikojas valmistas seda. Aga mida me räägime ajaloo seisukohalt? Et kui ma nüüd vaatan kinni müüritud, aga muidu oli siis siit käik sinna keskkoridori ja siit liikus teenija, kes tuli kandi käes, põlle eest, teenindas inimesi, tuli tagasi, sest algul oli olnud köök keldris. Hiljem ehitas mõisaärra juurde ehituse ja siis sai sinna nagu, kus täna on kohvik, sinna sai köök. Aga teenija liikus siis seda käiku möödi Euroopas, kõik vaibad, lüktrid, toolid, pillid, kõik. Siis näete, et siinne mõisik on kohalikul Eesti tisleril lasknud teha tammised seinakapid ja nüüd tänase päevani siis on need uhkelt meil siin eksponeeritavad. Siin salongis on veel üks tähelepanuväärne asi, nimelt see tapeet. Te näete siin seda toonivahet. Siin on hallim, seal on pruunim ja see pruun osa on siis originaaltapeet aastast 1880. Seda leidu oli siis nii palju, et sellest suudeti siis täiesti arvestatav seina täis seda tapeeti teha. Ja William Wissel väidab, et tänasel päeval Saksamaal ja Prantsusmaal toodetakse sama värvi ja mustriga tapeetidel, mis on siis väga eksklusiivne tapeet. Nii et selline teema. Ja see oli küsimus. No me lähme ka kohe. Nii, et siin on see foto. Nii, et kes soovib vaadata, et see majavaimu täiesti arvestatav pilt on siis selle tapeedi taga ja temast tehti pilt ja pandi foto ja pandi uuesti seina tagasi majavalvama. Me tunneme neid selliseid pehmeid astmeid ja me teeme koolivaheaegadel siin lastelaagreid. Ja kui toredasti ütlesid laagrilapsed, see on kortsustrepp. Kas te kõik saite aru? Kortsus. Ja, et kortsustrepp, et kui me lähme mööda kortsustreppi, aga enne viskame pilgu peale siis foajeele, et näeme, milline tuli see lagisem meil siit välja, nii-öelda laemaaling. Tegelikult see on suhteliselt tagasihoidlik ornament, aga praegu kunsti
Eesti Kunstiülikooli rektor on Hilka Hiiop, kes just nimelt on asjatundja nende laemaalide suhtes, siis tema siin käis ka selle oma üliõpilastega siin seda tegemas ja puhastamas ja otsustatigi, et see, mis välja tuleb, selle katame kaitsekihiga ja jätame selliseks, et näete, et sealt on kulunud, aga seda ei taastatud täiesti taotluslikult. Aga selle kulumise kohta on meil jälle üks tore lugu. Lugu on järgmine, et kui ma ütlesin, et siin on pikk kooliperiood olnud, siis kes meesterahvas seal ütles, et üle kitse hüppasid ja rahvaste palli mängisid, ütles nii, et kui kolhoosikontorid olid all salongides, siis teine korrus oli kooli jaoks ja need, kes tegid pahandust, need pandi häbiposti siia seisma, et näeksid inimesed, kes uksest tulevad ja kolhoosi inimesed, et kes need paharätid on. Ja siis ta ütles nii, et kui sa oled seisnud 1 tund, seisad 2 tundi, lõpuks ju hakkab igav, et me ajaviiteks nagu kraapisime seda lage. Kas see nüüd nii oli, aga tore lugu ikka. Siin on siis tore vaadata neid lapikesi, mis on siin seintel näha. Nimelt, see ei ole marmor, vaid seda nimetati marmortapeediks. Ja siin siis ka ajaloolased ütlevad, et ärge laske ennast ära petta, kui käite mõisates ja vaatate, vau, fuajeedes kõik marmor, salongides marmor. Marmor oli väga kallis ja teda oli väga raske nagu transportida. Sellepärast leiutati välja marmortapeet ja seda nimetati, et see on luuamarmor. Ja miks? Et seda tehti nii, et sein värviti sobivat tooni, siis olid sellised värvivannid ja luua paned sisse ja siis luuaga niimoodi tõmbad seda marmorit. Nii et ma olen siin nalja visanud, et kui meil annan teile luud, ma usun, meil nii ilus ei tule. Aga kui hästi harjutada, siis lõpuks tuleb. Kas te saate aru, mis on luud? See on nagu harjaga, see on omistest, eks, need, millega nõiad lendasid. Nõiad lendasid selle luudadega. Väga hea seda seletus. Mitla. Jah, nii et vot seda tehti siis väga nagu palju praktiseeriti, aga kusagilt Lõuna-Eesti mõisast. Ja nüüd, kui hästi ta siia mahub ja sobib, aga üks tore lugu on veel see, et mida siis räägiti, et kui mõisahärrad ja need rüütlid, aadlid tellisid oma lossidesse ja mõisatesse peegleid, siis oli olnud nii, et öeldi klaasimeistrile, palun tee peegel sellise klaasiga, et kui prouad ja prellid ennast vaatavad, siis oleks -5 kilo. Ja väidetavalt siis vanasti sai tellida selliseid peegleid, nii et ma ei oska nüüd öelda, kas siin ka -5 kilo, aga tore lugu ikka. Nii. Ei ole. 5 kilo ei ole. -2. Miinus ei ole. Okei, nii, lähme nüüd teisele korrusele ja siin me siis tajume seda kõrguste vahet, et nüüd see teine korrus on märksa madalama laega ja aknad on väiksemad, sest see on elukorrus. Et nüüd me lahkume esinduskorruselt elamise korrusele. Nii, nüüd me oleme siis teisel korrusel. Seal on meil tänasel päeval lastetuba tehtud, siin on meil magamistoad, me kohe lähme sinna vaatama. Aga mis on siis nagu tähtis aru saada, et näete, kuidas lagi on lähemal, aknad on väiksemad ja siin on siis jooksev keskkoridor, mida mööda liikusid teenijad. Need kõikide tubade ahjusuud olid siis koridori poole, et teenijad said varavalges juba ahjusid kütma hakata, viisid tuhka välja, kõik puid, tassisid vee, viisid öökotid. Nii et nemad liikusid jah mööda keskkoridori ja mõisa pere elas siis ühes tiivas ja teises tiivas. Et kes soovib, läheb vaatab seda lastetuba, aga muidu me suundume siia.
jah, ja sellepärast tehti siis kaasaegne vannituba, aga jah, et muidu algselt oli see siis. kas see uks pannakse kinni või? ja loomulikult. norskab siis see ukse taga. norskaja viime voodist ära hoopis, viime ära. ja, et vot selline lugu. tuleb läbi selle. ja romantiline ei ole normaalne. nii, ja nüüd me liigume teise tiiba, aga siin te näete teenijate treppi ja vaadake, kui järsk see on. ja mõelge vaid, kui nad tulid puusülemid, veeämbrid, ööpotid, nad kõik toimetasid sedapidi. ja siis me lähme teise tiiba. vaadake üle see pesuruum ja see on teenijate trepp. on ju järsk? tervitused kõigile. üleäge magumiskoht, ilus. aga tema unistas. jaanituli oli talurahva seal aastaline tähtsam püha, et kui teistel olid jõulud, lihavõtted, siis jaanitulele alati lubati keelepeks, mis on ka väga tähtis, kohe räägime, ja õmblemisoskus. kas te teate, mis asi on keelepeks? aga kas te teate, mis asi on klatšimine? tagarääkimine. ja rääkida ikkagi halbadest. aga miks see keelepeks oli tähtis? 200-300 aastat tagasi, mõelge vaid, ei olnud nii, et avan interneti ja tean, mis toimub Dubais, Ameerikas, Gröönimaal. kohe informatsiooni nii palju, et ma pean sorteerima, mis on tõene, mis on mulle vajalik, mis mitte. 200-300 aastat tagasi, kuidas talurahvas teadis, mis toimub Tallinnas, mis toimub Eestis, mis toimub Euroopas, maailmast rääkimata, ikka mõisate kaudu, sest seal käis näiteks postitöölt, tõi ajalehti, tuli koduõpetaja Saksamaalt, rääkis, mis Saksamaal toimub. ja kui käidi kirikus igal pühapäeval, siis pekstigi keelt, klatsiti, räägiti. iseasi, kui täpselt teenija toatüdruk aru sai kõigest, aga see keelepeks siis käis nii, et me ei saa üldse jätta märkimata, kui tähtis nagu kommunikatsiooni seisukohalt oli mõisate elu ja see, kuidas inimesed said teada, mis maailmas toimub. nii et vot selline lugu. Lähme vaatame edasi.
siin ka fotoboks, et kus saab siis endast pilti teha. nii et see tuba on jah, väga-väga tähtis. aga mis me räägime siis ka nagu ajaloo seisukohalt. kas te teate, kust on pärit meile nööbid näiteks? siia, kui on jakid, mantlid, pintsakud ja kust on nööp? Prantsusmaalt, aga mis ajast? Napoleoni ajast. nii, ja mis põhjusel? Napoleon tahtis, et tema sõjavägi näeks väga korrektne välja, aga sõduritel oli komme teha niimoodi. nii, ja siis Napoleon ütles, õmmelge nööbid siia. ja siis nad ei saa teha, eks. ja nüüd on siis sellest Napoleoni ajast nööbid kolinud siiapoole või siia niimoodi, aga jah, et see ei ole fakt, aga see on lugu, et Napoleoni ajast sellepärast on nööbid. aga teine tore lugu on veel, et ütleme ajaloos aastal 1780 võeti vastu seadus, kuidas mehed ja naised riides tohivad käia, sest mõisaid tabas pankrotilaine ja üks põhjus oli just nimelt priiskav eluviis. Uhked riided, uhked söögid, uhked joogid, aga riietumisega mindi nii hulluks, et juba teenijatele hakati ka panema küll pitse, satse, kuldnööpe, hõbe, paelu, mis iganes. ja 1780 võeti vastu seadus, et mehed tohivad kanda ühevärvilisest Kalevist ülikondi ja naised ühevärvilisest tahtist kleite. meestele lubati üks väike laiendus, et pintsakutel võib olla siidivooder ja vaat kui huvitav, see on tänase päevani, meeste pintsakutel on siidivoodrid. nii, ma saan aru, et kleidid on valitud, eks? nii, lähme vaatame edasi. see on teie oma kohe juba kätte. see reljeefne eestikeelne gloobus, et jällegi tänapäeva lapsed avavad oma nutiseadme ja pilt on selge, milline maakera välja näeb ja kus on ookeanid, mered, kus on mäed, kus on mis iganes mandrid ja maailmajaod, aga 1924 siis õpetati lapsi selle järgi. on ka vahva. ja väidetavalt telliti neid Eesti koolidele 100 tükki ja tõenäosus, et neid palju järgi on üsna väike. aga vaat siinsed õpetajad on siis hoidnud seda gloobust nii ütleme klaaskappi panduna, et ta on säilinud ja ka tänapäeva lapsed saavad näha, kuidas siis õpiti. no nüüd sealt kostüümitoast. see on nii armas, see on ka. ja siin siis ka erinevad toredad sellised tahvlid, mis meil seal pardiraja peal on olemas, et seal lookleb selline umbes 2 kilomeetrit rada ja siis jah, erinevad infotahvlid. kui ma teie käest küsin küsimuse, kas te teate, miks linnud laulatust, et kui keegi soovib sellist eksklusiivset ööbimist mõisas, siis tõepoolest meil on paar tuba, kus me saame selle korraldada ja üks neist on see tuba ja siis on soovitud, et hommikukohvi palun joome seal rõdul, eks. et selline tore tuba. ja nüüd on mul teie jaoks viimane küsimus. kas teil on küsimusi? oli, aga unustasin juba. kui teil selle tunni jooksul oli kasvõi üks huvitav lause või fakt, siis see tund ei ole elust maha visatud ega raisatud. nii et suur tänu teile. Suur aitäh teile ka. täname, et mulle väga Giid meeldis. mulle meeldis see, kuidas te räägite hästi selgelt, just arvestades meie. lugu pidades teie grupist. ja mulle meeldivad kostüümid, peale mõisa meeldivad mulle ka Giidi kostüüm väga meeldib. tänan. see oli nii armas, et te kõik vastu pidasite, välja arvatud daamide salongis läks kleitide vaatamiseks, eks. aga kõik oli väga hästi ja nüüd võite rahulikult veel vaadata. nüüd lähme otsime all selle salongi, kus teie jaoks on tee valmis pandud. seal te teete oma selle töögrupid ja siis on vaba voli.
võtate kaardi, tulete, käite, mis aga meeldib. meil on veel keldrisse võimalik vaadata ja siis, kes tahab, teeb võib-olla pargis jalutuskäigu, ühesõnaga mida iganes soovite ja nüüd siis lähme alla otsime tee joomise. seal trepp ulatab Pööningule, aga pööninguga on selline asi, et meil on plaanis see nagu avada ekspositsioonina, aga ta ei ole meil veel turvaline. seal on küll lauad, aga ei ole käsipuid ja me ei luba praegu inimesi. ja ei, pole mõtet, eks ju, kui see saab valmis, siis tulete veel. nii, läki alla. aitäh teile. Ja aitäh.